Hei Siim siin, täna räägime kümnendmurdude lahutamisest. Jah, lahutamisest. Ja võtame kohe ülesande kätte, leia vahe. 503,3 miinus 4,231. Nii. No ma alustan sellest, panen komad järgi, et ilusti rivvi, see on 503,3 ja 4,231 jäändab lahutada oma vahel. Ja mul on nüüd arvutus olemas, nii panen kohe siia, et endale oleks selge nullid ka juurde, millest me siis lahutan neid asju, et siin on nullid, tühjus, null, see on sama asi, ja mis hakkan algusest pihta. Nii, süsteem on sama, alustan siit paremalt poolt, lahutan nemad oma vahel. Nagu sa näed, siis meil siin, kui me nullist lahutame ühe, siis meil on midagi puudu ilmselgelt ja me miinus ühte siia ei saa kirjutada, et kui me nullist võtame, et niimoodi ei tehta. Vaid laenatakse, laenan siit, aga siin on samamoodi null, et selleks minnakse veel ühe võrra edasi ja nüüd kuna ma võtan selle siit laenan, siis siia jääb sisuliselt alles 2, siis see laenatud 2, siis siia tuleb 10, aga kuna me siit laenasime ka edasi siia, siis jääb 10 alles ainult 9 ja siia jõuab 10. Nii. Ja nüüd, kui meil on nüüd number olemas, me saame minna edasi. Nii, 10 miinus, see nulli siis pole enam, seda ka pole, 10 miinus 1 on 9. Nii, järgmine on meil siin 9. 9 miinus 3 on 6. Järgmine, 2 miinus 2 on 0. Vaat, sest mul ei ole siin 3 on maha tõmmatud, 2 kahekirjutusel asemel, kuna me laenasime tahapoole. Nii, võtame järgmise. 3 miinus 4 on miinus 1. Miinus 1 ei kirjuta siia, selleks võtame hoopis laename, siit pole laenata, võtame siit. Ehk siis 5 asemel jääb 4, 0 asemel, siia algus tuleb 10, aga kuna me sellega edasi laename, siis tuleb alles ainult 9 ja siia tuleb 3 asemel 13. Nii, ja 13 on suurem kui 4, ehk siis me saame panna 13 4-st maha on 9, kuna siin on 0 asemel on 9 ja 5 miinus 0 on 4. Nii, enne kui me nüüd selle lõplikult kirja paneme, siis peame siia koma ka kirjutama, ehk siis meil lõpptulemus on 499, 069. Ja oligi nii lihtne, ma kirjutan siia välja ka selle. 499,069. Ole tubli!